Mina olen Elvis, ma õpin siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli Teenusmajanduse Instituudis ärijuhtimist Mõdrikul ja Erasmusega ma käisin Lissabonis, Portugalis. Ei no, ma olengi lihtsalt spontaanne inimene, mulle meeldib nagu proovida uusi asju ja rühmajuhataja pakkus välja, et Erasmuse projekti kaudu neil on partnerkoolid Bulgaarias ja siis on Lissabonis on ja siis ma mõtlesin, et võiks proovida Lissaboni, et siuke soe kliima ja uus keskkond teeks head nagu. Ma arvangi, et see ettevalmistuse pool nagu on see minu soovitus, et kindlasti varem nagu, no näiteks Erasmuse puhul kindlasti varem broneerida omale nagu elamiskoht on sest et pärast sa jääd äkki ilma millegist heast ja maksad äkki millegi halva eest rohkem on sest äkki on järsku häda käes nagu mulle liiku. Ja siis ja nagu kindlasti tegelikult lihtsustaks mingi väike Exceli tabeli finantsi poole pealt ka nagu teeks elu lihtsamaks tegelikult. Et planeerida nagu kulusi ja kulusi ja et palju panna näiteks toidule, et jääks vaba raha muude asjade jaoks on ja nii edasi. Ja et see toetus tegelikult ongi nagu minu arust väike, aga et sellega sa tuled täpselt toime, sa saad elamiskulud kaetud, toidu ostetud, aga nagu, et kui sa tahad mingi seltskonnaga rohkem kuhugi minna ja avastada, siis on see, et võiks ikkagi olla endal ka natukene tagavara nagu kogutud. Või siis vanemad saab ka keegi äkki nagu. Et no neid inimesi oli tegelikult palju on et oli paari sakslasega sain tuttavaks ja ma kindlasti tahan suvel minna Saksamaale, neile küll nad Stuttgardist on nad pärit, et meil mingi üks loeng oli nendega koos, et nad olid muid samas koolis. Marino ja Sebastian oli nimi ja siis üks portugallane ka, kes käis Eestis siis 6 aega tagasi ja siis käisime uisutamas ja siis ta ei olnud kunagi uisutanud, ta on 29 nagu, et et see oli siuke naljakas kogemus, et see ongi see kliima erinevus ja kultuuri erinevus, et meil on see nii enesestmõistetav asi nagu eriti talvel, et sa lähed kuhugi uisutama, aga neil on nagu teistmoodi ja siis neil on põhimõtteliselt pea iga 3. inimene tegeleb surfiga nagu, aga siin on meil on see nii võõras asi. Peale õppimise me käisime siis veel Asooridel 18 inimesega, mis on siuke paradiisi saar on ja seal käisime igal pool matkamas rannas, avastasime mingeid neid vulkaanilaadseid asju. Siis käisime siis seal on siuksed, ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga seal on siuksed nii-öelda basseinid on ja tegelikult see on nagu see, et kui on mingi high tide, siis on vesi hästi soe, läheb hästi soojaks, siis siuke spa-laadne, aga ta on nagu looduses õues. Ja siis kui on low tide, siis on vesi hästi külm ja siis ongi eraldi siuksed õigetel kellaagadel minna, siis seal on mingi +30 vesi, +25 vesi ja siis sa saad seal lihtsalt lõõgastuda. Ja siis tegelikult ma käisin üksinda ka hästi palju kuskil Lagoses käisin ja kusagil veel ka mingi haikimas veits. Nendes mul palju pilte ei ole, sest mul telefon läks katki ja GoPro ei teinud väga häid pilte nagu. Jah, aga see
Assoorid oli kindlasti nagu siuke kõige ägedam experience minu enda jaoks tegelikult sellepärast ka, et need me tegime, mingi iga õhtu tegime mingid grilliõhtuid või siis mingi basseini ääres olime ka nagu ja chillisime ja siis keegi tegi alati süüa ja siis mängisime mingeid mänge siukseid teiste tudengitega. No mind ongi ta nagu muutnud julgemaks suhtlejaks mitte ainult eesti keeles, vaid tegelikult inglise keeles ka, et kunagi ma nagu kuigi mul on inglise keel väga hea olnud kogu aeg, ma arvan, et mu inglise keel ise on parem kui eesti keel tegelikult, aga nagu ma ei julgenud kõnekeeli üldse suhelda, et see kindlasti tuleb kasuks, sa niikuinii pead suhtlema inimestega nagu ja tegelikult ma olen nagu, mul on nii palju sõpru või tuttavaid, kes on öelnud, et nagu nad kardavad inglise keelest täiega suhelda, et nad arvavad, et neil ei ole inglise keel piisavalt hea, et tegelikult see võtab lihtsalt mingi 2 nädalat ja siis sa saad aru, et su inglise keel on parem kui enamikel tõenäoliselt, sest Eesti haridussüsteemis me hakkame juba 3. klassist nagu inglise keelt õppima. Ja siis kindlasti on muutunud ja mind empaatiavõimeliseks, kannatlikumaks, mõistvamaks ja siis arvestavamaks kultuuri erinevustega ka nagu. Vahet pole, kas miski läheb hästi või halvasti, nagu lõppkokkuvõttes sa õpid sellest ja tegelikult need kogemused jäävad nagu meelde ja sul tekib lugusid, mida teistele inimestele nagu rääkida ka, et see ka kindlasti. Nagu mul oli eriti perega just see, et siis on sul kas või näiteks perega mingid pilte, videosi vaadata ja tegelikult kunagi tahad kindlasti ise tagasi minna ja vaadata, mis sa nagu, et vahepeal tuleb hetki nagu, kus tundub siin nagu selle virvarris kõige töö ja kõige kõrvalt, et üldse ei tee midagi või keegi käib kuskil ja siis unustad üldse ära, et äkki kuskil oled ise käinud, aga siis sa vaatad üle uuesti mingid asjad ja siis tuleb kõik see uuesti meelde, nagu mingi ühe pildi pealt näiteks tulevad kõik need mälestused meelde. Ja kindlasti inimsuhted ka, et sellepärast soovitan ka, et sa lood nagu, sa võid minna ja ühte riiki, aga sul on seal õpilasi igalt poolt üle maailma ja siis sa nagu saad nii häid tutvusi, et tõenäoliselt vähemalt ühe inimesega sa ikka kunagi kohtud veel ja see avab ka nagu uusi uksi sulle.